olete seadnud endale eesmärgiks elavdada selle koha ajalugu. No mis ajalugu selle kohaga üldse kaasas käib? Ajalugu on väga kirjav, et ei teagi, kust otsast üldse pihta hakata. Aga hästi lühidalt võib öelda, et loss kui selline on iseenesest olemas olnud juba 1674. aastast. Mitte nüüd päris samal kujul, nagu te siin praegu enda ümber näete, vaid kõik võimalikud erinevad puitehitised ja mis parasjagu selline kättesaadavam ja käepärasem materjal oli. Aga nüüd see konkreetne hoone on siis 1907. aastast. Ja ehitajaks oli von Strükkide suguvõsa, hästi suur ja võimekas, mõjuvõimas suguvõsa, kes ta siin omal ajal Eestimaal ringi liikus. Ja selline väike siis suvekodukene kukkus neil välja. No mis ta nüüd nii väikene ikka on? Selliseid losse vist väga palju Eestimaa pinnal ei leia. Tõsi ta on ja põhimõtteliselt ongi, mis on sellel lossil nii õnn kui ebaõnn üheaegselt, on tõsiasi, et on käinud hästi lühikese aja jooksul erinevate omanike käest kätte. Ebaõnn sellepärast, et erinevate omanikega kaasnevad ka sellised pisut segasemad asjaolud, et töötajad ei tea, mis toimub ja nii edasi. Aga teisest küljest jällegi maja on kogu aeg olnud kellegi hallata, ei ole ta päris tühjana seisnud, ei ole jõudnud kurjad hallitused, mis iganes teisi hooneid kõik kummitavad siia majja sisse. Ja lihtsalt kõik on väga hästi säilinud. Kui palju inimesi ära mahutate? Oleneb nüüd, kuivõrd suurelt võtta, et siia sellesse lossihoonesse mahub kokku 60 inimest, lisavoodid juurde panna, 30 inimest lisaks. On meil veel siin kõrval ka saunahoone, mis mahutab 10 inimest ja nüüd äsja alles sellest suvest avasime ka meil kõrvalhoone, kus on ligemale 40 hästi lihtsat ja odavat voodi kohta. Aga lõppkokkuvõttes majutame kuni seal 140 inimest, ei ole probleemi. Vaatasin, et teil oli lausa oma õunapuuaed. Kas teete õunadest ise ka mingit õunaveine või õunajooke või? Päris veini ei tee, aga koogikesi ja mõnusad toidulisendid saab sealt ikka. Kas sa üldse, kui palju sa oled kursis selle ajalooga, kui palju siin sellisele põllumajandusele rõhku pandi? Nagu ikka maapiirkondades ikka väga suur rõhk, et kõigepealt, et enda tarbeks oli vaja teha ja lina kui selline on läbi ajaloo selline tugev müügiartikkel olnud. Kas olete seadnud endale eesmärgiks ka seda teed nagu jätkata? No, hetkel veel mitte, aga tulevikus why not, nagu öeldakse. No maavaldusi teil siin jagub, kui tornist ülevalt vaadata, nii et pinda ju, kus mida kasvatada peaks jaguma. Täpselt. Mis tuleviku plaanid? Kõige sellised lähemad plaanid on nüüd lossi keldrikorruse ja siis kõrvalhoone keldrikorruse ümberehitused. Et lossi keldrikorrusele on plaanis kavandada sellised lõõgastusruumid, massaažid, jõusaalid, mis kõik ära aga mahub. Ja selliseks teemaks on võetud just jooga ja 1001 sööd, et oleks selline pisut eripärasem. 1001 sööd võib olla ka sellepärast, et siin selle mõisaprouaga seoses liiguvad legendid, et ta olevat mingit pidi ka Türgiga seotud olnud just seepärast. Mida toob sügishooaeg? Sügishooaeg mitte loodetavasti, päris kindlasti toob hästi palju uusi huvitavaid sündmusi ja inimesi. Näiteks oktoobris on meil plaanis siin härra Rein Rannapi kontsert, kus siis vähe sellele imeilusale muusikale saab nautida ka mõnusaid roogasid. Ja kui nüüd pisut pikemas perspektiivis seal rääkida, siis ka aastavahetuspidu on meil plaanis. Et saab toimuma üks selline tõsine põhjamaine aastavahetuspidu, kuid kerge lõunamaise hõnguga, nii et jälgige reklaami.
Taageperast edasi algavad aga metsad ja laaned,